Valentinipäeval ütles Marju mulle, et on vaja osta kasvuhoone. Okei, oleks teadnud, mis edasi saab, ei oleks ma mitte mingil juhul valentinipäeval kasvuhoonet ostnud. Esite, kuller helistab mulle kuskil märtsi keskel. Teate ka, et tema on poole tunni pärast kohal. Mina ei tea, mida need kullerfirmad mõtlevad, et maal istuvad inimesed toas, pööritavad pöidlaid ja ootavad kullereid, tead, hommikust õhtuni öösiti võib-olla ka. No, igal juhul nagu näha on, kasvuhoone sain ma kätte. Saaksin üles panema. Kevad oli tuuline. Igavene ja Marju ütles mulle, et see on turul saadav olevatest üks nagu valmis kasvuhoonetest üks tugevam. See plekk, karkass, millest see tehtud on. Hakkas tuule käes murduma. Ma võidin mitu korda pooleli jätma. No ma üksi panin ka, eks loll on loll, võtab teada esimest korda, paneb kasvuhoonet üles, mõtleb, mis seal ikka on. See on nagu mingi konstruktor. Mitu nädalat panin seda kokku üles. Lõpuks, kui tuul ja hakkasin neid paganama polükarbonaat lehti peale panema, siis ma leidsin, et no teate, aitab küll. Ma üksi ei saa. Muidu tead, panen sügiseni seda. Kusjuures kõige naljakam on see, et kui Marju tellis seda, et ütles, et 2,5 meetrit korda 8 meetrit, et noh. Ma küsisin, väike pole või? No tema näitab mulle elutuba, ütleb, et kas see siis on väike või? Mahuvad tomatid ära küll. Nüüd tuleb välja, et on väike, jah. Ei mahu tomatid ära. Ja tomatid ja paprikad peavad eraldi kasvuhoones olema. No, tuleb välja, et järgmine aasta tuleb 2 korda suurem veel lisaks tellida. Või 2 tükki. Mina ei tea, kas ma järgmine aasta panen seda püsti. Ma veel mõtlen. Et kasvuhoone ülespanek tead, maksab 500 €, eks ole. Et ma mõtlen, et kas minu aeg või raha. Ma veel ei tea. Aga teate, esialgu tundub küll, et las keegi teine paneb. Võib-olla saab paremini loodi ka, kui mina panin. Peale selle see uus tuleb teist sorti, mul pole jälle teadmist, hakka nuputama. Ühesõnaga järgmine kevad näeme, mis neist kasvuhoonetest saanud on.